Tehnikaülikool. Tere hea kuulaja, eetris on Tallinna Tehnikaülikooli podcast. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja olen täna siin Delfi Tasku stuudios koos 3 külalisega ja juttu tuleb ühest väga põnevast erialast ja õppekavast, milleks on meretehnika ja väikelaeva ehitus ja seda õpetatakse Tallinna Tehnikaülikooli Mereakadeemia meremajanduse keskuses, mis asub Saaremaal Kuressaares. Ja mul on täna stuudios külas suisa 3 külalist. Hakkame siit otsast pihta. Kõigepealt istub mikrofoni taga programmijuht meretehnika ja väikelaeva ehituse programmile ja tere tulemast Miklos Lakatos. Tere! Ma ei saa jätta seda küsimust küsimata, aga sul on väga põnev ja eksootiline nimi. Mis juurtega sa Miklos oled? Ma olen Ungari-Vene juurtega. Sündinud ja kasvanud Eestis. Ja oled jõudnud nüüd otsaga siis Saaremaale programmi juhiks meretehnika ja väikelaeva ehitusele. Jah. Mis tööd sa ülikoolis veel oled teinud ja mis taust sul õppejõuna on? 2017. aastast ma olen TTÜ doktorant nooremteadur ning eelmisest aastast ehk 2020. aastast septembrist ma olen meretehnika ja väikelaevaehituse programmi juht. Enne siis ma õppisin bakalaureuse õpingutes TTÜ-s tootearenduses ja tootmistehnikas ning seejärel suundusin Soome magistriõppesse laevaehitusse. Soomes ma töötasin 2011 kuni 2017 laevaehitusettevõttes hüdrodünaamika spetsialistina ja laevaarhitektina ning siis 2017 ma alustasin doktoriõpet TalTechis. Ja et asjale täna on aga natukene sellist praktilist ja tudengi vaatevinklist pärit mõõdet, siis on stuudios suisa 2 tudengit. Keiti Kangur, tere Keiti! Tere! No kuidas sina Saaremaale meretehnikat ja väikelaeva ehitust õppima sattusid? No minul algas see teekond tegelikult juba ammu aastaid tagasi Kuressaare ametikoolist. Et see oli siis kutsekool ja sinna ma läksin peale põhikooli lõpetamist juba. Aga pärit oled sa kust? Võrust. Kuidas siis üks Võru tüdruk sinna keset Saaremaad ja keset seda merd pidama jäi? No peale põhikooli ma ei tahtnud minna gümnaasiumisse, ma tahtsin teha midagi juba nii-öelda tööd ja oma kätega ja siis Kuressaare ametikool oli tol ajal ainukene kool, kus sai seda õppida üldse. Ja sealt edasi siis tuli juba huvi laevaehituse vastu? Jah. Sa oled jõudnud kui kaugele? Mul on nüüd 4. kursus on ülikoolis, viimane kursus. Finiš paistab? Üsna lähedal. Ja teine tudeng, samuti 4. aasta tudeng Alex Vainokivi. Tere, Alex! Tere, tere! Räägi sina oma taustast ka natukene, kus sina pärit oled, kas ka Võrust? Ei, Võrust ei ole, Saaremaalt. Kasvasin üles Saaremaal. 8 aastat alustasin puretamisega, mis siis tõenäoliselt ka mõjutas neid edasisi valikuid, kuhu ma olen praegu jõudnud. Peale põhikooli läksin merekooli laevajuhiks õppima ja praegu olen Keiti kursuse kaaslane. No see, et ühel Saaremaa poisil tekib huvi väikelaeva ehituse ja meretehnika vastu, see vist on täiesti loogiline jätk. No mulle meeldib nii mõelda, jah. Saame teada, mida te selleks ajaks juba, kui 4. kursus kätteni jõudnud olete õppinud, aga Miklos, kõigepealt räägime ühe asja selgeks. Tallinna Tehnikaülikooli koosseisu kuulub ka Eesti Mereakadeemia. Täpselt nii. Ja Mereakadeemia meremajanduse keskus Kuressaares. Räägi, mis õppeasutus see on ja millise hariduse sealt saab? Meremajanduse keskus Kuressaares on endine TTÜ Kuressaare kolledž ja 2017. aastast pärast reformi siis kolledž, Mereakadeemia läks TTÜ koosseisu ning kolledž sai siis Mereakadeemia osaks üksuseks ning see nimetati ümber siis meremajanduskeskuseks. Ja annab see rakendusliku kõrghariduse? Jah, seal on 2 rakenduskõrghariduse programmi. Õppe 4 aastat
mis on siis võrdne, ma saan aru, bakalaureusekraadiga. Jah, see on tõepoolest niimoodi. Ja sina oled meretehnika ja väikelaeva ehituse programmi juht. No, räägi pisut lähemalt sellest programmist. Nii nagu nimigi ütleb, ma saan aru, selle programmi lõpetajad peaksid oskama ise tulevikus oma kätega väikse laeva valmis ehitada. On see nii? Ja ei. See on siis rakenduskõrgharidus, see on 4 aastat ja selle põhieesmärk on tõepoolest valmistada tudengid tööks just laeva ehituses. Ja pärast seda saab siis minna magistriõppesse laeva ehituse. Selles mõttes, et bakalaureus või rakenduskõrgharidus, üks on 3 aastat, teine on 4 aastat. Need on ikkagi oma loomult sellised, et nad annavad noortele inimestele vajalikud tööriistad ning nad saavad ka hakkama laevaehitusbüroos algtasemel. Millised õppeained näiteks seal sellel 4-aastasel rakenduskõrghariduse programmi jooksul läbitakse, et mida seal tudengid õpivad, et on seal rohkem selliseid tehnilisi aineid, ma ei tea, tugevusõpetust ja materjaliõpetust või on seal rohkem füüsikat, matemaatikat? No meil on väikelaevaehituse programmis on nii üht kui teist, et meil on üldõppe moodul, meil on põhiõppe moodul ja eriõppe moodul. Üldõppes on võib-olla on keeled, keskkonnakaitse ja sellised ühiskonda mõjutavad ained või puudutavad ained, jah. Põhiõppes on tehnikateaduste aluste ained, seal on tõepoolest matemaatika, füüsika, joonestamine, tehniline graafika ning seejärel on eriõppe moodul, mis moodustab ligikaudu poole õppekava mahust ja seal on juba asjakohased ained, ehk siis sissejuhatus laevaehitusse, laeva püstuvuse ja hüdrodünaamika. Meil on mitu ainet 3D modelleerimisel, ehk siis kuidas vormida laeva kere nullpaksusega nagu sellistest pindadest, need on ainult pinnad ja pärast kuidas SolidWorksist näiteks konkreetseid detaile valmistada. Ja kas tegemist on sellise statsionaarse õppega või on see mingis muus vormis? Tegemist on sessiooniõppega, mis tähendab, et õpe toimub 1 nädalal kuus. Meil on 4 õppenädalat ja ülejäänud ajal siis tudengid teevad iseseisvat tööd. No küsime tudengite käest ka. Keiti, sul on nüüd 4. aasta käimas. Mis sulle siiamaani selles programmis sellised kõige raskemad ained on tundunud või vastupidi, on sul äkki hoopis mõned lemmikained, millega nagu on eriti meeldinud tegeleda? No mul on mõned sellised, mis on nii rasked, kui tegelikult olid nad väga head ained, et meeldisid. Näiteks programmis joonestamised just, 3D modelleerimine oli kõige huvitavam minu jaoks. Üks raskemaid kindlasti on see füüsika ja mehaanika osa, aga samas mehaanikast sellest loengust jäi ikka päris palju meelde, mida on hiljem tulnud kasuks ka mujal kui ainult laevaehituses. Alex, kuna tegemist on sessioonõppega, et nii-öelda esmaspäevast reedeni ei ole vaja koolis käia, siis mida need tudengid seal selle ülejäänud ajaga peal hakkavad? Kas juba paralleelselt töötavad kuskil? No valdavalt ikkagi töötatakse, jah. Sina ise ka? Mina ise ka. Ja mis valdkonnas tööd saab? Et ma saan aru, et Saaremaal neid ettevõtteid, kus laeva ehitamisega tegeletakse, neid on päris palju. Neid ikka on, jah. Mina isiklikult, kusjuures sain isegi esimesel kursusel, sain kohe laevaehituse tööle. Saarejahtsi siis joonestajaks. Ja nüüd ma olen kolinud taas Tallinnas, olen projektijuht ühes suuri laevu siis ümber ehitavas ettevõttes. No räägi paari sõnaga, et kui keeruline asi see laev on, kui me vaatame siin, ma ei tea, kas või Tallinna sadamas seismas mõnda suurt
kruiisi või reisilaeva, siis see tundub nagu ausalt öeldes üsna ulmeline, et selline asi pannakse vee peale ja see ei vaju põhja ja see liigub veel edasi ka. Et te vist nii suurte laevade ehitamist seal kohe alguses ei õpi? No eriala nimi on siiski väikelaeva ehitus, seda puudutatakse, aga jah, ütleme, et suurte laevade ehitust saab siis minna edasi, nagu Miklos oli Soome õppima. Aga kui keeruline asi see laev on? No nagu pisike linn, seal on kõike. Miklos, kes on need tudengid, kes tulevad üldse sinna Kuressaarde õppima meretehnika ja väikelaeva ehituse erialale? Millised inimesed need on? On nad juba mingi kõrgharidusega, tulevad nad otse gümnaasiumi pingist? Et kes need tudengid on? Meil on väga erinevad tudengid. Me tulevad otse gümnaasiumist, tullakse ka näiteks pärast näiteks mingisuguse bakalaureuse kraadi omandamist või isegi pärast magistri kraadi omandamist, ehk siis, et ennast täiendada. Aga tulevad ka tudengid pärast kutsekooli. Keiti, kas sul on ka juba töökoht välja vaadatud või töötad ka juba selles valdkonnas? Ma töötasin, aga hetkel ma olen mujale. Muidu olin küll ja ma olin samas ettevõttes, kus Alex oli eelmine aasta. Mis sind selle laeva ehituse juures huvitas või miks sa just selle eriala valisid? Seal on väga palju väljakutseid, et mis teeb laeva huvitavamaks, kui näiteks maja on see, et tal on seal rohkem ootamatusi nii-öelda, et seal võib tulla nii objektil kui laeva parda peal endal võib tulla rohkelt nagu väljakutse ette, mida sa maa peal ei kohta nii-öelda. Ja just see ootamatuse aspekt teeb nagu huvitavamaks selle minu jaoks. Kas on enda peas olnud ka mingi selline mõte, et see on see laev, mille ma tahaksin kunagi kõigepealt paberi peal või arvutis valmis joonistada ja siis ka nii-öelda võiks see minna tootmisesse? Oled sa oma unistuste laeva juba välja mõelnud? Mul on mingeid ideid, aga need on olnud sellised sahtli ideed, et ma reaalselt nii-öelda päris valmis ei ole joonistanud midagi. Alex, on sul endal mingi veel selline peenem või kitsam valdkond, millele sa tahad tulevikus keskenduda? Ma saan aru, et seal õpitakse nii projekteerimisest kui lõpuks asja reaalse teostamiseni välja, et millises suunas sina tahad rohkem edasi liikuda? No eks purjelaevad on kindlasti väga südamelähedased siiamaani. Hetkel uuesti nüüd sel suvel alustasime uuesti purjetamisega. Teine huvitav valdkond võib-olla on laeva õnnetused. Ja nende ennetamine, ärahoidmine. Nende ennetamine või siis nende analüüsimine tagant järgi ja siis see läbi nende ennetamine. Jah. Miklos, kuhu nüüd selle eriala läbinud tudengid tööle suunduvad? Kas nad jäävad kodumaale, jäävad nad sinna samma Saaremaale, Saare laevaehitusettevõtetesse või on see selline universaalne eriala, mis pakub tööd ka väljaspool Eestit? See on kindlasti universaalne eriala, mis võimaldab tööd väljaspool Eestit, sest see on multidistsiplinaarne. Me õpetame joonistama, modelleerima, arvutama, analüüsima. Meie tudengid enamasti suunduvad Eesti ettevõtetesse, nagu Saaremaal on Alunaud, Baltic Workboats, Saare Jahts, E-Süsla, või siis Tallinna laevaremonti firmadesse, näiteks LTH Baas või SRC Grupp. Keiti, on sul endal mõni unistuste töökoht seoses selle erialaga välja vaadatud, kas Eestis või mujal? No ma vaatan kindlasti mõlemaid, et nii Eestisse kui mujale, kuigi mulle endale on väga südamelähedane just rahvusvaheline töö. Et kus on projektid näiteks välismaal sadamates üle maailma. Hollandlased on kõvad laevaehitajad, ma tean, ja nad on teinud päris ägedaid, tavainimese jaoks võib-olla isegi kohati selliseid täitsa ulmeliseid aluseid, et ilmselt see on ka valdkond, mis täna areneb väga suure kiirusega, eks ju? Kindlasti. Hollandis mina olengi erialaselt kõige rohkem aega välismaal veetnud tegelikult. Et kokku olema seal olnud vist ligi pool aastat erinevatel aegadel just selle erialaga seoses. Aga mis on need mingid suunad
laevaehituses, et mille peale mõeldakse siin tulevikku silmas pidades, et mis on sellised trendid ja kuhu poole see asi liigub? Kindlasti keskkonna peale mõeldakse aina rohkem, puhtamaks, konstruktsioone kergemaks ja nagu Alex mainis, just laevaõnnetused, et turvalisemaks. No hästi palju räägitakse meil elektrisõidukitest, elektriautod, elektriveokid. Alex, millal laevad elektriga sõitma hakkavad? Laevad juba sõidavad elektriga, kusjuures. Jah, Keitile ma lisan veel, et kindlasti üks suurimaid nüüd arenevaid sektorid on siis autonoomsed laevad. Mille juhtimiseks ei ole vaja inimest. Ja see tuleb mingisugused eetilised küsimused nüüd ära lahendada. Just ka see, et seadusandlus pole veel välja töötatud ja osaliselt see selle taga ka seisab nagu. Mul on kuskilt kõrva jäänud ka, et Tallinna Tehnikaülikool vist ka tegeleb selle autonoomse ja ise juhtiva laeva suunaga ja projektiga, et Miklos, oskad sa midagi lisada siia juurde? Või on tudengitel äkki mingit infot? See on projekt Nymo. Sellega tegelevad ettevõte MEC ja TalTech ning meie tudengid osalesid selle autonoomse väikelaeva disainis, selle keredisainis. Nii et lisaks isejuhtivale autole, mida TalTechis arendatakse, ka autonoomsed laevad. Et kas see on tulevik? No osaliselt see on juba olevik. Ehk siis autonoomsete pinna või allveelaevadega teostatakse mereseiret, et teadlastel või ametnikel, kes teostavad seda mereseiret, ei oleks vaja sõita mitu tundi sinna regioni või piirkonda, kus vaja teostada seiret. Ja rääkides elektrilaevadest, siis näiteks Rootsi arhipelagos saarestikus, kus on need väiksemad sorti praamid, nad võivad ka pikemad olla, seal 100 meetrit, aga vahemaa on lühike, sõita umbes sama palju kui kuivastust Virtsu või isegi vähem ning seal sai täitsa rakendust täiselektriline laev. No Keiti, kui sina sõidad Virtsust kuivastusse või vastupidi, siis mida sa selle praami juures muudaksid? On midagi sellist, mida sa vaatad iga kord ja mõtled, et pagan, miks see nii peab olema, et seda võiks ju hoopis teistmoodi või hoopis moodsamalt lahendada? No uued praamid on juba päris hea upgrade tegelikult vanadega võrreldes. Minu mälestused on rohkem sellest vanast praamist, mis kolises ja kilises igatepidi. Et ma sellele uuele praamile kohe uuendusi nii-öelda ei määrikski pähe hetkel. Kes need tudengid on, kellega te seal Saaremaal koos õpite, kust nad tulevad ja millised on nende taustad, et kellega paari sõnaga võib-olla koos räägid meile, kellega seal koos õppimine käib? Meil on, meie kursus siis Aleksiga on väga mitmekesine. Meil on täitsa, kes on nii-öelda tulnud otse gümnaasiumist ja on selliseid, kes lõpetasid gümnaasiumi 20 aastat tagasi. Meil on päris kirju seltskond, kõik on erineva taustaga ja üldiselt seltskond on tegelikult väga tore selles suhtes, et kursus on väga hästi saab läbi oma vahel. Aga millised peavad olema selle tudengi omadused? Peab ta rohkem olema tugev reaalainetes või on seal vaja ka mingit sellist loovat mõtlemist? Et mis seal nagu otsustavaks saab, Alex? Mis sulle endale tundub? No, eks ilma reaalaineteta päris ei saa. Seal on peale kooli lõpetamist mitu suunda, kuhu siis minna, et alles projekti juhtimine, laevade ümberehitus või siis inseneriks, et eks sellest, mis edasi saab, siis see eeldab ka sinuga eeldusi. No põgusalt sai juba räägitud Tallinna Tehnikaülikooli projektidest erinevatest, aga Miklos, millega ülikoolis veel tegeletakse? On teil mingeid eriti põnevaid teadusprojekte, mida praegu nii-öelda alles arendatakse, et mille nimel ja millises suunas töö käib? Kuressaares meremajanduskeskuses meil on 2 põhisuunda, ehk siis üks on laeva hüdrodünaamika ja teine on siis
laevade konstruktsioonid ja nende ohutus. Laeva hüdrodünaamika jaoks meil on vastav taristu, meil on olemas katsebassein, kus katsetatakse väikelaevasid nii tasavees kui ka lainetes. Mina uurin väikelaevade või siis täpsemalt glisseerivate väikelaevade pritsmeliistude disaini, nii eksperimentaalsed kui ka numbrilised ehk simulatsioonides. Ja professor Mihkel Kõrgesaare juhtimisel toimub siis töö laeva konstruktsioonide osas, et kuidas võimalikult hästi arvutada laeva konstruktsioone nende piirolukordades ja hädaolukordades, ehk siis kokkupõrged, madalikule jooksmised. Hästi moodne on praegu rääkida sellest, et iga inimene peaks andma oma panuse sellesse, et maailmas saaks parem koht ja me lahendaks ära mõne probleemi. Keiti, kas sa oled juba mõelnud ka, et milliseid probleeme sina tulevikus oma teadmistega võiksid lahendama hakata? No mina tahaks, et laevad sõidaks puhtalt. Alex, sina? Turvaliselt, nagu ma enne ütlesin. Ohutus ja puhtus. Ja need on kaks väga head suunda. Miklos, kuidas käib vastuvõtt sellele erialale meretehnika ja väikelaeva ehitus, et mida peab nüüd tegema see noor või vana, kes kuulab meie juttu ja talle tundub, et seal Kuressaares õpetatakse ühte väga põnevat asja? Vastuvõtt toimub siis kooli või keskkooli või kutsekooli lõpetunnistuse alusel, ehk siis on kutse- või keskkooli lõpetunnistuse keskmine hinne ja vastuvõtu vestlus, mille eelduseks on vastuvõtu ankeedi täitmine. Mingid sisseastumiskatseid ei ole, ei pea väikest laeva ehitama enne kodus, ei ole vaja tulla oma laevamudeliga? Vastuvõtuvestlus ja sellele eeldev vastuvõtu ankeedi täitmine ongi siis see vastuvõtukatse. Kas on ka mingid müüdid või kuulujutud, mis selle valdkonnaga kaasas käivad, et mille olete õppetöö jooksul ümber suutnud lükata? Et ei ole ilmselt midagi, mida ei saaks teha selles valdkonnas samamoodi, et kõik on tehtav? Tõepoolest. Ja võib-olla teine müüt on see, et see ei ole raketiteadus. Lennundus ja kosmosetehnika on raketiteadus. Teie tegelete laevadega? Me tegeleme laevadega, aga nad ei ole väga kaugel raketiteadusest, sest laevad opereerivad väga vaenulikus keskkonnas. Meri on äärmiselt ohtlik ja seal on väga erinevad koormused, on olemas dünaamilised koormused ning toimub väsimus, hakkavad tegema praod ja väike pragu mingi aja pärast läheb suureks praoks ja läheb pooleks. Tsiviilehituses laevadega selline võrreldav asi on ainult sild oma keerulisuselt ning siis on see redundancy. Ehk siis igal asjal laeva peal peab olema varuasi. Kui A läheb katki, siis on B. Kui B läheb katki, siis on C. Ning see on see paralleel või sarnasus just raketiteaduse või allveelaevaga. Seal on isegi plaan B, C ja D, kui mitte F. No väga põnev. Kellel asja vastu rohkem huvi, siis kindlasti leiab infot TalTechi kodulehelt, otsige sealt alajaotust meretehnika ja meretehnika ning väikelaeva ehitust saab õppida siis TalTechi Mereakadeemia Meremajanduse Keskuses Kuressaares. Ja mul on suur hea meel, et täna siia TalTechi podcasti tulid Alex, aitäh. Keiti ja Miklos. Aitäh. Suur tänu tulemast ja aitäh kuulamast. Tallinna Tehnikaülikooli podcasti leiab Delfi taskulehelt tasku.delfi.ee ja muidugi ka Spotify'st, SoundCloud'ist ja iTunes'ist. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmu.